9000 Eesti inimest pakkisid kokku kohvrid, võtsid vaba päeva ja valmistusid Lätti minekuks. Muidugi selleks, et ära näha legendaarne Pitbull. Mina kaasa arvatud, aga siin ma olen, endiselt Tallinnas ja Pitbullist pole haisugi. 29. juulil pidi toimuma Riias Pitbulli välja müüdud kontsert. 40 000 pileti ostjast pidi korraldajate hinnangul kontserdile tulema ligi 17 000 väliskülalist, enamik neist just Eestist. Aga kontserdile eelneval õhtul teatati, et lavaga on kaputt ja minge kõik koju tagasi. Ja niimoodi jäidki 40 000 fänni kontserdist ilma. TikTok oli täis südant lõhestavaid videosid, kuidas inimesed olid juba kohal, majutuse eest makstud ja kiilaspäisust imiteerivad mütsid pähe liimitud. Küll aga jäi alles peo meeleolu ja kiirelt tekkisid pisikesed ühiskuulamised, paarid tegid viimasel sekundil eriüritusi ja õhtu sai siiski sisustatud. Aga kuidas on üldse Pitbullist saanud nii kõva vend, et isegi pärast kontserdi ärajäämist on inimesed nõus ikkagi tänavale minema ja ühiselt ta laule laulma? Pitbulli päris nimi on Armando Christian Perez. Ta sündis 1981. aastal Miamis Kuuba perre. Ta vanemad läksid varakult lahku ning suurema osa lapsepõlvest kasvatas teda ema. Ta lapsepõlv ei olnud aga eriti stabiilne. Nii Pitbulli isa kui ka lapsepõlvekodu Miami olid tugevalt seotud narkomaailmaga. Oma isa jälgedes hakkas ka tema narkootikume müüma ja ta ema viskas ta kodust välja, kui mängu tuli karmim kraam. Ta ema sisuliselt ütles, et ta võib tagasi tulla siis, kui ta on välja mõelnud, mida ta oma eluga teeb, mis on väga karm viis lapsele karjäärinõustamist teha, aga vist töötas. Muusika vastu tekkis tal huvi juba 13-aastaselt. Ta kasvas korraga üles Ameerika hip-hopi, Miami bassi, Kuuba muusika ja Kariibi rütmide sees. Ta on nimetanud enda mõjutajatena nii Nassi, Jay-Z'd kui ka Snoop Doggi. Nime Pitbull valistas sellepärast, et tema silmis esindab see koeratõug visadust. Kui Pitbull millestki kinni haarab, ei taha ta lahti lasta. Ehk asi ei alanud päris sellest, et ta armastaks metsikult koeri, vaid mentaliteedist, et ta on liiga kangekaelne, et alla anda. Enda muusikukarjääri käimalükkajaks peab ta oma gümnaasiumiõpetajat Hope Martinezit, kellele jäi Pitbull silma ja sebis talle kutse DMX-i videovõttele. Pitbulli sõnul muutis seda elu. Enne kuulsust käis ta klubides, räppis tänavatel, osales freestyle lahingutes ja jagas isegi flaiereid. See on tegelikult päris oluline osa sellest, miks Pitbull hiljem nii edukaks sai. Ta ei ole kunagi käed rüppes oodanud, et õnn talle sülle kukuks. Ta läks ja müüs ennast ise maailmale maha. Seesama pealehakkamine jäi silma ka mänedžer Robert Fernandezile, kes lõi temaga kampa ja aitas ehitada Pitbullist artisti, kes ta tänaseks on. Üks tema esimesi suuri toetajaid oli Lil Jon, kes kutsus ta osaliseks oma albumile Kings of Crunk ning samal aastal jõudis Pitbulli laul Oje, Kiired ja vihased 2 soundtracki. Tal olid kunagi juuksed. Mida kauem sa seda pilti vaatad, seda ebaseaduslikum see tundub. Esimestel aastatel oli Pitbull eelkõige Miami räppar. Ta hüüdnimi oli Mr. 305 Miami telefoni suunakoodi järgi. Ning tema muusika oli palju räpisem, räpasem ja kohalikum kui see Pitbull, mida me hiljem Euroopa raadiost hakkasime kuulama. Suur rahvusvaheline pööre tuli 2009 aastal lugudega I Know You Want Me ja Hotel Room Service. Esimene jõudis Billboard Hot 100 teisele kohale ja teine 8. Ja õige pea ta oli igal pool. On the Floor, DJ got us falling in love, Rain over me, Give me everything, International love, Timber. 2010. alguses oli vist kohustuslik laulu algusesse sokutada Mr. Worldwide. Ilma selleta ei saanud. Ja see töötas väga hästi. Kokku on Pitbullil Billboard Hot 100 edetabelis 45 lugu, 2 esikohta ning aastal 2016 võitis ta oma albumiga Tale oma esimese Grammy. Pitbull ei müünud inimestele lihtsalt muusikat. Ta müüs inimestele tunnet, et täna õhtul on su elu parem kui tavaliselt.
lugude mõte ei olnud tavaliselt see, et sa istud kodus kõrvaklappidega ja analüüsita mõtteid. Need olidki tehtud klubidesse, pidudele ja pulmadesse. Pitbull on ise öelnud, et ta tahab teha lihtsaid ja tantsitavaid lugusid, mis teevad inimeste tuju paremaks. Ta on põhimõtteliselt energiajook inimese kujul. Isegi kriitikud on aastate jooksul tema muusikat nimetanud lihtsaks ja korduvaks, aga just see lihtsus on aidanud tema lugudel erakordselt kaua elus püsida. Pitbulli laulud ei nõua, et sa teaksid tema viimase albumi lugusid, suhteid või draamat. Sa kuuled esimest 5 sekundit ja sa juba tead, mida tegema peab. See selgitab ka fakti, kuidas ta viimasest Ameerika esikoha loost on möödas 12 aastat ja ta ei anna igakuiselt välja uut TikToki hitti. Aga samal ajal näitab Spotify selle video tegemise ajal, et tal on 87 miljonit igakuist kuulajat. Tema Euroopa kontserdid on viimastel aastatel välja müüdud. Norras müüdi 2025 üle 22 000 pileti 10 minutiga. Ta ei pruugi praegu olla edetabelite mõttes sama aktuaalne kui aastal 2011. Aga kuidas pole ta ikka veel unustatud? Esiteks, Gen Z on täpselt selles vanuses, kus lapsepõlve muusika muutub vaikselt nostalgiliseks. Paljud tänased 20-aastased kuulasid ta laule koolipidudel, Just Dance'i mängides või vanema õe telefonist. Teiseks ei ole Pitbull oma vana imagot maha visanud ega üritanud teeselda, et ta on järsku tänapäevane TikToki räppar. Ta näeb endiselt välja nagu Pitbull, ta kannab endiselt ülikonda ja päikeseprille ja röögib endiselt Mr. Worldwide. Ta bränd on nii legendaarne, et omamoodi traditsiooniks on saanud enne üritust ennast tema moodi riietada. Pitbull on ise naljaga kaasas ka. Ta ei solvu selle peale, et inimesed teda veidi meemivad. Ta leiab, et see on hindamatu. 2026 püstitasid fännid kontserdil isegi maailmarekordi. Kõige rohkem inimesi korraga bald cap'is ja kokku loeti 22 000 inimest. Ja neljandaks, ta positiivsus on peaaegu nii liialdatud, et see muutub uuesti siiraks. Ta teeb kontserditel lugude vahel motivatsioonikõnesid töökusest, ebaõnnestumistest, tänulikkusest ja sellest, kuidas negatiivne positiivseks keerata. Internet jagab neid klippe korraga nii naljana kui ka päriselt hea nõuandena. Riia kontserdi ärajäämine oli ikkagi väga räige pettumus. Eriti nende jaoks, kes tulid kohale, maksid majutuse eest ja said teada eelneval õhtul. Ja pileti tagasimakse ei anna sulle tagasi aega, ärajäänud reisi ja seda hetke, mida sa mitu kuud ootasid. Aga kogu olukord näitab samal ajal väga hästi, kui kummaline ja võimas artist Pitbull on. Ta tõesti on päriselt Mr. Worldwide. Lihtsalt mitte 29. juulil Riias.